Tervitused, armas rahvas siit Vahemere kaldalt. Vau! Teate, mul on selline power praegu sees ja selline eriline inspiratsioon. Ja sellega seoses ma mõtlesingi, et ma teen täna siis video. Võtsin oma kohvitassi kaasa. See on mu esimene hommikukohvi, nii et kohvi ma pole veel saanud, aga mul on kuidagi selline eriliselt hea tunnetus, et ma tahaksin teile midagi enda viimastest taipamistest ja tunnetustest rääkida. Ehk siis juttu tuleb täna südamest, nimelt südame tšakrast. Enamus inimesi tavaliselt mõtleb selle peale, et kui kogu aeg keegi räägib, et kuula oma südant, igalt poolt te võite seda kuulda, eks ju, et kuula oma südant, see ei valeta, see räägib tõde ja kuula oma intuitsiooni. Ja sellist asja kuuleb nagu igalt poolt tegelikult, no hommikust õhtani isegi. Ja mõni mõtleb võib-olla, et mida see nagu tähendab, et mida tähendab see südame kuulamine. Mis mõttes? Süda tuksub ju, eks ole, siin oma koha peal ja see on meie mootor, mis paneb meie vere liikuma, paneb meid üldse nagu käima ja tööle. No ühesõnaga, me ei saa ilma südameta kuidagi elada. See on lihtsalt meie sees see põhikeskus, nii-öelda selline inimese tuum on süda. Ja ma olen ise ka seda mõelnud, kunagi ma ei saanud üldse nagu pihta sellele asjale, et mis mõttes, et kuula oma südant, eks ole. Ja eriti, kui räägitakse nagu armastuse teemal, mis on nagu minu põhiteema ka. Elu läbi on mul olnud nagu see teema, et see armastus ise, et ma tunnen nagu sellist armumistunnet, ma tunnen armastust enda arvates. Ja ma ei saa aru, kust see tuleb nagu, vaata, kui inimene armub ära, et kust see tuleb, et sa nagu ära hullud ja hakkad nagu selliseid kummalisi asju tegema. Näiteks isegi esimese sellise plaksuga nagu esimesest silmapilgust võid kellessegi ära armuda, on ju. Ja järsku hakkab nagu süda hakkab sees puperdama, vaata. Ja puperdab, sa aru ei saa, mis asi see on, eks ju. Adrenaliin on tohutult kõrge ja siis sa hakkad, valvad seda telefoni kogu aeg ja et äkki helistatakse ja ühesõnaga selline kogu aeg käib nagu mingi trallivalli selle südame ümber nagu. Ja mina olen aastakümneid selle üle oma pead murdnud, ma olen loonud selle ümber, kirjutanud, luuletusi loonud ja nii edasi. Aga just see, et mitte asi ei ole ainult nagu armumises kui sellises või armastuses. Asi on ka üldse selles nagu intuitsioonis. See, et sa südame järgi suudaksid midagi otsustada. Näiteks, et sul on vaja valik teha. Et kas valida A või valida B, on ju. Ja mille järgi sa seda otsustad? Tavaliselt inimene hakkab kohe nagu mõtleb, et loogiliselt hakkab nagu oma loogikaga kuidagi neid valikuid tegema, aga kõiki valikuid sa ei saa elus teha nagu mingi loogikaga, sellepärast, et kõik asjad ei ole siin maailmas üldse loogilised. Lihtsalt ei ole. Sellepärast, et me elame universumi maailmas ja meil on selline palju asju selle kardina taga. Siin on nagu kardin, eks ju. Me tahaks sinna kardina taha piiluda, me tahaks sinna näha, et mis seal taga on, aga me ei näe. Sellepärast, et me ei kuula seda südant.
noh, jälle ma jõudsin sinna samasse kohta, millest keegi aru ei saa, et mis see süda siis nagu on, et kuidas sa saad südant kuulata või kuidas sa saad siis selle südame järgi seda otsustada. Aga tegelikult on meie sees ongi palju sellist, millest me üldse mitte midagi ei tea. Me arvame, et me koosneme, eks ju, sellest mateeriast siin, aga tegelikkus on see, et meie sees on terve kosmos. Ja kujutate ette, et kuidas sellesse ühte kehasse mahub ära terve kosmos. No see ei ole võimalik, aga on. See on võimalik. Ja see tuleb välja meditatsiooni ajal. Sa ei saa seda muidu nagu kuidagi sa ei saa hoomata seda, kui sa mediteerid. No tegelikult muidugi võib-olla mingisuguse sellise tegevuse käigus, milles sa süvened millessegi, keskendud. Seal võib ka tekkida mingisuguseid selliseid nagu sügavaid südamest tulnud selliseid mitte taipamisi, aga sellist nagu tunnetust tekib, et vot nüüd ma pean tegema niimoodi mõnda asja, sa peadki tegema sellega, et sa kuulad seda südant, et nii peab minema. Ja ikkagi mitte keegi ei saa sellest aru, et kuidas see nagu tegelikult toimib. Aga mul hakkas tekkima see tunnetus just selle tõttu, et eelmises videos ma rääkisin oma kaksikleegi teekonnast. Ja vot see spirituaalne ärkamine tekkis selles kaksikleegi teekonna kaudu. Ja sellega seoses ma hakkasin nagu kuulama seda oma südant. Mediteerin 2 korda päevas. Ja see oligi niimoodi, et varem ma olen igasuguseid valikuid ja otsuseid teinudki nagu mingi loogika põhjal siin elus ja üldse. No eks need võib-olla need igasugused armumised ja sellised asjad käivad ka tegelikult mingis mõttes, sa vaatad, enamik inimesi vaatavad välimust, vaatavad midagi, mis nagu väljaspoolt tuleb, aga ei vaadata nagu seda, mis tuleb tegelikult seestpoolt. Ehk siis see on ju sajandeid olnud see peamurdmine, et kus see õige inimene siis on, et kuidas sa selle õige ära tunned, selle sinu inimese, kuidas sa südame kaudu nagu tunnetad teda või kuidas sa leiad selle inimese, sa ei saa ju, ma ei tea, 10 inimest läbi käia enne, kui sa siis tunned selle õige. Tegelikult nii tehakse tänapäeval, nii on läinud kahjuks. Aga südant kui sellist pole keegi õppinud kuulama. See ongi, me oleme kõik südamest nii kaugele läinud, me kuulame mingeid edulugusid ja me kuulame mingisuguseid, et vot nii peab ja siis, et kellel on parem auto ja kellel on seal mingisugused oma elamine ja kuulatakse nagu vot seda, et kui sul on kingad ilusad, vaata siis sa oled nagu korralik inimene või umbes selliseid asju, eks ole. Et vaadatakse ainult seda, mis pealt paistab. Aga tegelikkus on ju see, et me ei leiagi niimoodi seda õiget inimest, seda südame inimest või nagu sinu enda kaksikleeki või hingesugulast või muud sellist kõrgemat hingesidet, kui sa ei kuula oma südant. Ja vot see ongi, et kuna ma õppisin selle kaudu tänu sellele kaksikleegi teekonnale, õppisin kuulama seda läbi meditatsioonide, mida ma teen, siis täna mul tekkis selline eriline, ma olen muidugi juba mõnda aega mõelnud sellele, et see, mida mina olen tunnetanud oma südamekeskuses,
sellist väga erilist energeetilist selliseid laenguid, tohutuid kirgastumisi. See on selline väga võimas selline me ei tule selle pealegi, et meie sees käib mingisugune energeetiline, elektriline möll. Sellepärast me elame oma sellist sagi, me siin ehitame midagi, siis vaatame telekat, kes vahib, ma ei tea, mis igasugust paska ühesõnaga. Ja keegi ei tule nagu selle peale, et sinu enda sees täiesti kosmiliselt käib selliseid imeasju, mida sa ühestki seebist ei leia. Ühestki seebiooperist sa ei leia sellist asja. Et me oleme tegelikult ammendamatud. Energiaallikad, meie sees on tohutud ressursid. Meie sees see süda, milles just tuksubki see armastus. Miks ma ütlen tuksub? Sellepärast, et see ei ole mitte süda, mis tuksub, kuigi veri käib ringi, veri käib südamesse, siis see pumpab nagu seda verd ja siis meie keha saab siis seda verd igale poole ja selle tõttu meie üldse töötame. Aga pigem on hoopis see ka, et tal on nagu hoopis selline topelt funktsioon. Süda tegelikult annabki ka südames ongi need energeetilised laengud, need lausa plahvatavad ja nad võivad sulle tekitada sellist orgastilist tunnet, kirgastumist, sellist nagu inimesed on harjunud elama niimoodi, et nagu nad arvavad, et selline väline seksuaalsus ongi kõik, et see paarituvad siin igal pool ja see ongi kõik. Tegelikult, kui sa oma südame kaudu leiad inimese, keda sa armastad ja kes on sulle õige, kes on sinu inimene, siis see süda hakkabki seda märku sulle andma. Nende laengute kaudu hakkabki sulle tegelikult looma seda, et sa saad isegi seestpoolt energeetiliselt seksuaalset naudingut. See on sensatsioon, mis ma praegu ütlesin. See ei ole võimalik, ütleb enamik inimesi võib-olla. Nii ongi. Sest ma olen nüüd läbi selle tunnetuse, mida ma meditatsioonis saan, kus ma olen sisemises ühenduses oma kaksikleegiga, saanud meeletult ilusaid hetki enda jaoks, mille eest ma olen talle väga tänulik. Ma isegi ei tea täpselt, kuidas see on võimalik, aga see ongi, et kui inimene hakkab enda südant kuulama, kui sa keskendud mitte kuskile mujale nii väga, jalgadesse või üldse, tähendab, kui sa lased küll pea vabaks, aga sul keskendumine läheb kuhugi, ütleme, vaimsesse sfääris ja ülespoole, siis see tegelikult, ütleme, sealt sa saad omale vaimsetelt teejuhtidelt vastuseid või jõuad astraali näiteks. Olen ka seda kogenud. Ühel korral isegi nii, et mul oli raskusi sellest nagu astraalist või sealt vaimsest kohast, kuhu ma jõudsin, mul oli raske tagasi tulla, et see oli nagu hästi
kummaline kõik ja noh, õnneks midagi ei juhtunud, aga see ongi, et meie keha sisaldab tegelikult sellist kosmost, kus sa võid isegi ära kaduda. Jah, see ongi, on tehtud film nimega Avatar, eks ole. Et see on nagu fantaasiafilm, aga tegelikkus on see, et meie sees ongi selle avatari sees käibki kosmiline elu, see on muinasjutumaailm, mis seal sees toimub tegelikult. Et kui sa hakkad sellesse nagu pühenduma või sinna keskkonda minema, ma ei ütle, et nüüd kõik inimesed seda suudaksid. Kuigi tegelikult meil on kõikidel inimestel siin maa peal on antud see võime, sest meil lihtsalt ei ole seda mälu, kuidas seda kasutada. See ongi, et praegu tuleb igalt poolt neid inimesi ka esile, kes sellest ka räägivad, aga meil ei ole antud tegelikult nagu korralikult seda mälu. Palju me kasutame oma mälumahtu üldse, eks ole? Võib-olla mingi 10% maksimum, kui sedagi. Ja lisaks sellele meil puudub nagu selline energeetiline mälu ja hingeline mälu. Hingemälu, mida kindlasti hüpnoosiga võiks üles tuua ja mida võiks tuua üles võib-olla sensitiivid näevad seda. Aga see hingemälu, mis viib tegelikult meid sellistesse dimensioonidesse, kust me näeme ka seda, kust me üldse tegelikult pärit oleme ja millal ja kuidas. Nii et ma panen muidugi siin mõne jaoks täieliku uhuud praegu. Aga see ei tähenda, las ma siis panen seda uhuud. Et minu tunnetus ja tõde on see, et ma tunnetan oma südame tšakras, tunnetan tohutut kosmost. Ja kui me kõik hakkaks seda harjutama, seda tunnetama, ehk siis meditatsioonis keskenduma sellele südame tšakrale, mis on väga võimas tšakra. Seal asub hing, meie hing asub seal. Et kui me keskendume sellele, siis me saame oma hingega ühenduse. Ja kui me keskendume südame tšakrale meditatsioonis niimoodi, et me laseme enda mõtte vabaks, see on nagu number 1, eks ju, mis alati tuleb teha, võib-olla kellel on mis, et mina näiteks tänan ja palun Miikaeli, no vot kellel mis, et see on nagu, mõnel ei ole üldse midagi, mõni palub seal võib-olla päkapikke, mõni palub, mõni lihtsalt on ja kuidas keegi, see on nagu hästi individuaalne, et kuidas me jõuame nagu sellesse kohalolusse, et me saame enda südamega ühenduse. Et tegelikult on ka see, et sa vabastad oma, mul koerake hakkas jälle kiunuma, sest siin on palju koeri. Ja sa vabastad nagu enda, sa vabastad oma mõtted, mis alati, need mõtted muidugi, need tulevad ja lähevad, segavad su aju üldse. Ja mitte ainult nad tõmbavad pingesse keha. Mõtted on need, mis tõmbavad keha pingesse. Aga selleks, et kohalolus olla, pead sa lõdvestuma. Pead sa laskma isegi mitte ainult selle keha nagu lihased lõdvaks, eks ju, vaid lausa seest poolt kuidagi tunnetama seda lõdvumist. Seest poolt, nii et sa ütled, see on nagu programm, et ütled endale, et ma olen kohalolus, ma luban
ma luban sellel energial tulla. Ma luban olla vaba, ma alistun. Võta, annad nagu sõnades võib-olla ka isegi endale, see nagu kergendab seda või ei augu. Ei augu. Нет. Но у меня здесь видео. Не надо мешать меня. Ole vakka. Ühesõnaga toimub selline keskendumine siin mind segati, aga ma proovin edasi sellest kohast minna. Koer hakkas haukuma, koer haugub, kui siia keegi tuleb, ma võtan väikse kohvi. No nii, mõni inimene siin ka võimleb. Ma olen jah sellises väga maalilises kohas, kus käib palju inimesi sedasama maalilist vaadet vaatamas ja ka võimlemas ja koertega jalutamas ja kõike. No nii, ma jätkan siit siis enda mõttekäiku, mõttelõng läks uitama, aga ühesõnaga ma jõudsin oma teemaga siis sellesse südametšakrasse, et me kuulame just nimelt siin sees olevat energiat, aga et sinna jõuda, me peame jõudma kohalolusse. Ja selleks, et vaata, väga palju on ju sellist asja, et meditatsiooni on enamikil inimestel vist väga keeruline isegi saavutada selles mõttes, et saada seda vaikust enda sisse, eks. Seda niisugust loomulikku vaikust, sest me oleme harjunud müraga. Telekad käivad päevad läbi, mingid muusikat, siis me kuuleme igasugust hääli, eks ju. Et me ei keskendu üldse sellele kohalolule, me ei keskendu oma südametšakrale, me isegi ei tea, mis see südametšakra siin sees teeb. Mida ta teeb siin? Me ei tea seda, et kuigi ma panen käe südame peale ja ma tunnetan seda niisugust tuksumist nagu südame pulseerimist, mis on kõigil inimestel, loomadel, kõigel elaval. Aga me ei tunneta seda, kuidas meie südames tegelikult voogavad energeetilised laengud. Seda me ei tunneta. Enamik inimesi seda ei tunneta. Aga see on õpitav, sest ega mina ka ennem ei tunnetanud, kui nüüd selle kaksikleegi teekonna ajal, et mina pole ennem sellisest asjast üldse aru saanud. Aga ma õppisin seda tunnetama. Ja see ongi harjutamise tulemus, et sa nagu keskendud sellele kohale. Ja siis hakkab see imede maailm toimuma, see on nagu Alice imedemaal. Tõsiselt. Sa jõuad nagu sellisesse muinasjuturiiki. Kui keegi on küsinud, et mis asi on paradiis, siis just see ongi paradiis. Sellepärast, et kui sa jõuad sellesse südamekeskusesse ja kui need energeetilised laengud, mida sa tunnetad läbi selle, mina tunnetan niimoodi, et minu see, keda ma kutsun Napoleoniks, ehk siis mu kaksikleek, kuidagi energeetiliselt saadab seda laengut mulle. See on niisugune omamoodi telepaatia isegi. Ja ma isegi ei tea, kuidas, aga võimalik, et ka see, et kui ma lähen meditatsioonis vastuvõttu
ma võtan selle vastu ehk siis lubamisse, see kõik hakkabki nagu hästi voogavalt minu poole tulema. Ma olen avatud. Ehk siis, kui öeldakse, ava oma süda, siis mida see tähendab? Kõik küsivad, ma olen ju avatud südamega, näed, ma kiidan sind ja ma vaatan merd ja ma olen avatud ja ma olen rõõmus. Jaa, see tähendab ka seda. Aga avatud süda tähendab tegelikult nagu sügavamast kontekstist vaadatuna hoopis seda, et ma kõigepealt hakkan kuulama seda oma südant. Kõigepealt. Ja siis, kui ma juba kuulen teda, ehk siis sa nagu keskendud selle meditatsiooni ajal sellele südamele, siis sa hakkad ka vastu võtma, siis sa hakkad avama, saadad välja, üle maailma võib saata armastust tegelikult, üle maailma. Et sa täiesti teadlikkusega avadki, see südame tšakra lihtsalt avaneb. Ja sa tunned, kuidas see kiirgus hakkab sinust välja minema, see kiirgus. See kiirgab niimoodi. Ja see kiirgus tuleb silmade kaudu. See kiirgus tuleb südame kaudu. See kiirgus tuleb kõikide sinu tšakrate kaudu välja. Ja see loob selle ruumi sinu ümber, sellise nagu selle aura välja, kõik selle energeetilise välja. Ja kui sa selle kiirguse välja annad niimoodi südamest, see on sinu hinge kiirgus väljapoole niimoodi, siis see tegelikult see energeetiline nagu see energia kiirgab sinust nii palju väljapoole kaugemale, et sinu poole hakkab tulema jälle magnetina nagu tagasi. Vaat see on selline müstiline koht tegelikult. Ja see ongi selline kuidagi äärmiselt huvitav on see, et kui sa nagu annad välja siit niimoodi südamest, annad välja oma armastust, siis kas sa arvad, et sa kaotad midagi? Kas sa arvad, et kui sa annad nii palju välja, muudkui annad seda südame kiirgust välja, et järsku saab tühjaks? Et süda saab järsku tühjaks? Ei. Vastupidi. Sa annad seda kiirgust endast välja. Sa tunned, kuidas see laeng tuleb, see laeng voogab. See käib sinust läbi niimoodi, nagu tsentrifuug. Ja kui sa annad niimoodi seda välja, siis see tuleb tagasi kõik. Vot see ongi see nagu energiaringlus, energiavahetus. Ja sa saad selle igalt poolt tagasi. Kas sa saad kõigepealt selle oma armastatud inimeselt selle tagasi? Sest tegelikult tema kiirgabki sulle seda ka omamoodi, et see nagu käib vaheldumisi. Ja see, kuidas see sind vallutab. Teate, ma võin kinnitada, et kõik see, mismoodi te olete näiteks seksuaalselt, füüsiliselt koos, see ei ole sellega isegi võrreldav. See ei ole üldse isegi võrreldav. Et see on nagu ülim. See on ülim, mida sa endas suudad ammutada tegelikult. Ja sa ei pea isegi kodust lahkuma.
see kõik on, noh, miski ei ole siin maailmas, ütleme, Matrixi maailmas ei ole miski tasuta. Aga tegelikult on see, et armastus enda sees teise inimese vastu või enda vastu või üldse kogu maailma vastu või siis armastus on tegelikult sul sees tasuta. Sa ei maksa raha selle eest, eks. Ja sa ei pea sellepärast selleks, et tunda armastust, sa ei pea ennast rügama halliks ja ma ei tea. Ja kui keegi nüüd ütleb selle peale, et armastus on ju ka muretsemine või et mul on mure kellegi pärast, et noh, see tuleb omamoodi, see tuleb nagu armastuse kohast, aga tegelikult muretsemine, kuidas läheb lapsel või kuidas läheb kellelgi, muretsemine on tegelikult ikkagi selline madalama sagedusega. Vaat see armastus on ise kõrgema sagedusega. Ta on nii kõrge sagedus, et mõni inimene ei kannata seda sagedust välja ka. Ja tegelikult ongi, et see on nii kõrge sagedus, et mõnikord võib tekkida tunne, et su süda lihtsalt plahvatab. Et su süda ei pea vastu sellele, see on niivõrd kõrge. Et vot, muretsemine viib pigem nagu sellisesse madalamasse kohta, selles mõttes, et pigem tekib stress ja sul tekib nagu halb tunne ja see muretsemine tegelikult ei ole niivõrd ikkagi armastusega, kui see on nagu sellise järjekordselt nagu ikkagi egoga seotud. Et noh, kuigi teda pannakse selle armastuse alla nagu, aga ta on ikkagi pigem egost. Sellepärast, et ja mentaalsuses sa mõtled kogu aeg, sa ketrad, sa kahtled, sa mõtled üle, muretsed. Aga kui sa hakkad südant kuulama, oma südame tšakrat, siis tegelikult sa tajud ka seda, kas su lähedane inimene, kui sa kuulad teda südamega, tema hinge, kuidas temaga on, et kas tal on hetkel mingid probleemid, siis hakkab süda üsna valusalt, hakkab kohe märku andma. Isegi selline nagu põlemistunne võib tekkida. Selline tohutult põletav. Süda hakkab nagu justkui põlema lausa. Või siis teinekord jälle, kui on armastavad mõtted või ütleme selline tunnetused ja teine pool saadab sulle armastust, siis tekib hästi magus. No ükski tort ei ole ka nii magus kui see, mis südames käib. Et miks ma sellest ka räägin, on see, et ma tahan jagada maailmale seda teavet, et tegelikult me peame kuulama ikkagi oma südant, et jõuda üldse sellesse armastavasse kohta endaga, üldse sellesse, mis on minu eesmärk rääkida armastusest, sest ma ise tunnen tohutut armastust. Ja teine asi on see, et tegelikult praegu maailm vajabki armastust, kui me vaatame, kui kurjaks on maailm läinud nende sõdade ja üldse, noh, kurjust on hästi palju välja tulnud ja nüüd veel need infotehnoloogilised asjad, et see tehisintellekt ja hakkame tehisintellektiga inimest tootma, inimesi. Isegi tuleviku sünnitused pidavad juba sellised tehisintellektiga või bioroboteid hakatakse sisuliselt looma juba.
siis mina ütlen, et praegu on käimas järelikult ka siis spirituaalse maailma ja Matrixi maailma sõda. Sõda on üks paha sõna, aga mingis mõttes see siiski on nii. Ja millega me saame seda nagu spirituaalselt võita, ongi läbi armastuse. Aga seda armastust tehisintellekt järgi ei tee. Mitte mingil juhul ta ei tee seda järgi, sellepärast et see tuleb kõige orgaanilisemast kohast, see tuleb südamest, kus ongi tegelikult meie algallikas, kus sa tunnetad jumalikkust, kus sa oled Jumalaga ühenduses ja võid isegi teist inimest kohates, kui tema sinust tekitab seda südametšakras sellist kiirgust, sellist energiat, see on energia, siis sa oledki Jumalaga tegelikult ühenduses. Et kõikides inimestes on see jumalikkus olemas, aga me ei näe seda. Me näeme ainult seda pealispinda ja seda, mismoodi ta käitub, mismoodi ta nagu justkui on. Aga see tema autentsus, algallikas siin südametšakras, tema hing nimelt, see ongi see Jumal, see ongi jumalik. Ja mina olen selle enda jaoks leidnud, selle jumalikkuse. Varem ma hoidsin seda enda sees, sellepärast et sellise jutu peale ju Matrix paneb mu kohe teadagi kuhu. Aga tegelikult ongi see, et me peamegi sellest rääkima. Me peame selle välja tooma. Sellega võidabki armastus lõpuks. Sellepärast, et me peame looma seda armastust, selleks me kokku tulemegi, selleks see ühise energia, see maailm heana püsibki üldse. Et me julgeks sellest rääkida. Järjest puhtamaid tundeid välja tuua. Millegipärast tuuaksegi välja kõige rohkem just neid räpaseid asju ja seda, mille pärast inimesed häbi tunnevad, on ja igasugused tegelikult lihtsalt räägitaksegi mõnuga ainult sellest, mis tegelikult inimest nagu alla viib. Selle asemel, et puhastada teda. Selle asemel, et jõuda jumalikkusesse. Ja ma mõtlesin kaarte siin küll tõmmata, aga unustasin tegelikult ära. Ja selle jutu peale ma tõmban lihtsalt siit pakist ühe kaardi, vaatan, mis see kaart ütleb. Praegu ütleb see kaart seda, et jah, kui inimene ei jõua endaga nagu enda südamega ühendusse, siis ta näebki kõikjal ümberringi. See on karikate 5. Ta näeb neid kukkunud karikaid. Ta näeb, kui halb on elu. Ta näeb, et kõik ümberringi on üks bullshit. Aga ta ei näe neid 2 karikat siin taga. Ja need on täis karikad. Siis ta on kurb, siis ta muretseb, siis tal on kõik halvasti. Aga kui sa hakkad kuulama oma südametšakrat, hakkad kuulama oma südant, oma hinge, saad hingega kontakti, siis sa näed ka neid 2 karikat. Ja siis tuleb küllus. See on väike päike ehk siis müntide äss. Ja müntide äss on täis pakett küllust. Igas valdkonnas, rahaliselt, tunnetes, armastuses,
see on küllus, see on armastuses ka kusjuures, et sa tunned, et sa oled täidetud, sa oled külluslik. Vot see on. Vaatame, mis siit veel lendab mõnuga. Ma rääkisin südamest, äkki tuleb mõni hea südamekaart ka, aga ma muidugi mõjutada ei tohiks. Et tegelikult ongi see, et me peame kuulama oma südant, avaldama seda ja näed, siis tulevad ka head kokkulepped. Kui sa kuulad oma südant, sa valid südame järgi, intuitsiooni järgi. Näiteks kui sulle tuleb mingi pakkumine ja sa mõtled nüüd, et kas võtta see või võtta teine, siis tegelikult ka tuleb kuulata oma südame tšakrat, et mis võnked sealt tulevad, mis laengud sellel hetkel tekivad, kui sa seda valid. Mina olen seda teinud niimoodi. Mul on A ja B ja C valida, siis ma küsin südame käest, oma selle tunnetuse, ma pööran ennast nagu südamesse ja ütlen, ütle nüüd, anna mulle mingi võnge. Annan isegi taotluse, jah. Ja hing ütleb mulle, ehk siis minu kõrgem mina või kaksikleek ütleb mulle siin südametšakras, millise valiku ma pean tegema. Ja see on alati mul täkkesse läinud. See on kusjuures Jumala õige valik olnud. Et häid kokkuleppeid saada ja tegelikult me peamegi ka südame kaudu kokku leppima. Südame kaudu kõik kokku leppima, mitte olema jäigad, mitte olema nagu sellised mingis ühes asjas kinni ja teises. Ühesõnaga lihtsalt seda südant kuulama, kui sa teed kokkuleppeid, et mõnikord on vaja ka teha isegi kompromisse, aga südame järgi, mitte niimoodi, et sa lihtsalt nagu ennast kaotad sellega. Ennast ei tohi sellega kaotada. Vaid see, et kui sa tunnetad südames, et selline nagu kompromiss tooks meile mõlemale head, tooks meile mõlemale kasu. Vaata, siis ongi see süda ütleb sulle õigesti, et nüüd sellel hetkel tuleb teha see kompromiss, minna sinna keskteele. See on tasakaal ja jõudsingi õigesse punkti praegu oma jutuga. Südame keskus, ehk siis südame tšakra, ongi tasakaalupunkt tegelikult, kus me loomegi seda tasakaalu, kus me oleme oma keskmes, see ongi meie kese. Ehk siis, kui sul on vaja püsida tasakaalus, siis kuula südant sellepärast juba, et südame tšakra paneb selle, kui sa nagu saad need laengud kätte, mida mina olen tajunud nüüd igapäevaselt, see on mul juba igapäevane asi, siis ma püsin tasakaalus, sest minu mees ja naise energia on täpselt siin keskel. Täpselt. Sellel keskkohas saab minu mees energia ja naise energia kokku. Ja sellel hetkel see tasakaal toimub. Ja kui ma püsin tasakaalus, ehk siis ma tunnetan seda heaolu, ma tunnen ennast rahulikult, ma tunnen ennast nagu täidetuna ja hästi, sest kui sa tunnetad oma südamekeskust, siis see rahulolu sinna tekib, siis ükskõik, mis su ümber ka kaos ei oleks. Keegi ütleb halvasti, keegi teeb nii ja naa, või siis sul raha saab otsa. Kõike, minul on kõik asju juhtunud. Siis, või lähed konflikti näiteks kellegagi. Siis vaata, see südamekeskus hoiab selle tasakaalu sul ka tasakaalupunkti niimoodi. Sa hoolimata kõigest oled rahulik. Siin ei suuda mitte miski viia sellest keskmest ega sellest nagu rahulolematuks või sellest keskmest välja, sest sul on rahu sees, sa tunned, kuidas see
energia sinus pulbitseb selle südamekeskuses. Kusjuures seda algselt saab seda saavutada jah, meditatsiooni käigus, aga seda saab ka juba teha nii, et sa kõnnid ringi ja tunnetad sedasama asja. See ongi, mida rohkem sa selle tundega nagu ära harjud, mida rohkem sa endasse seda lubad, seda rohkem ma pean võtma väikse lonksu kohvi, sellepärast et hääl hakkab ära minema rääkimisest. Seda rohkem need asjad ka nagu, mis su ümber on kaoses, hakkavad nagu lahustuma. See lahustub, konfliktid lahustuvad. Küllust hakkab natuke tulema, et sa lased nagu vabaks. Ja sa ei peagi kogu aeg mõtlema selle peale, et näiteks kui hetkel on mingi rahakriis või mingi kriis, et siis ma kogu aeg ketran oma peas seda, et kust seda raha saada nüüd, et anna nüüd ideed või midagi sellist. Ei, tuleb minna oma keskmesse, oma tasakaalupunkti, südamesse, hingega kokku ja ollagi täiesti niimoodi lihtsalt rahulolus, selles rahulolus, isegi kui sul raha ei ole, isegi kui su ümber on kaos, siis olla selles keskmes. Kuulata neid laenguid, mis siit tulevad. Keskenduda ainult sellele. Ja unustada kõik ümberringi, lükata need mõtted, mis pähe ketrama tulevad, kõik kaugemale. Täpselt sama on tegelikult ohutundega. Aga ohutunne on nagu, see on ka seotud intuitsiooniga, aga ta on natuke eraldi asi. See ohutunne meis on juba tegelikult tuleb väiksest peale, lapsest saadik. Mõnel on see rohkem arenenud, mõnel vähem arenenud. Jälle koerad siin ümberringi. Pidin ära kaugemale ajama, muidu minu koer hakkab kohe ulguma ja ulguma tema. Nii, nüüd hakkab siia inimesi tulema, see tähendab märguanne mulle, et ma pean hakkama juttu lõpetama. Tõmban siis kokku. Et see ongi see, et ohutunne tekib täpselt samast kohast, ehk siis südamekeskusest. Aga see on nagu see intuitsioon on meil juba tegelikult hingega kaasa tulnud, sest hing on kogenud erinevates eludes ju palju ohtusid, eks ole, ja palju halbu kogemusi. No koerad lähevad siin juba undama, nii et jah. Näiteks mina omale koeragi võtsin sisetunde ehk siis südametunnetuse järgi, et ma tundsin, et mul on vaja õppida tingimusteta armastust, saada rõõmu, energiat omale. Ja võtsingi koera. Ja koer õpetab, loom õpetabki kõige paremini seda igapäevaselt seda tingimusteta armastust. Kusjuures ongi, et koertel on nagu see ohutunne juba loomu poolest antud. Ma viskasin eile oma koera siia merre niimoodi kohe kaugele ja kus hakkas ujuma. Et tal on kohe see ohutunne nii tugevalt sees, et see käpad hakkavad iseenesest liikuma, kuigi teda pole kunagi õpetatud. Ja ujus välja. Et selles suhtes, see sama ohutunne on inimeses ka olemas, et mitte paanikasse minna sellel hetkel, et sul paanika ongi seotud jälle selle hirmuga, egoga, ehk siis hirmu kohaga.
ja siis sul halvab kõik selle pea nagu lööb lukku täiesti, kõik lööb lukku, aga see tähendab ka seda, et lööb südame ka lukku. Nii kui sul tekib see paanika, siis on süda lukus tegelikult, sa ei kuula oma hinge enam. Ja et mitte paanikasse minna, ongi jälle see olukord, et vaja kuulata oma intuitsiooni, oma südant. Hea oleks seda treenida. Ja kuulatagi seda just, et mida ütleb sellel hetkel sulle intuitsioon, kuidas sa pead tegutsema. Näiteks mul oli kunagi, kui mul esimene laps, kes on nüüd täiskasvanud, läksime rongi peale ja sel ajal olid sellised väga, teate, need vanad rongid, praegu on juba teistsugused rongid. Ja meil oli palju asju niimoodi ja mul ema tuli saatma mind, ema käes oli siis laps. Laps oli imik parajasti. Hakkasime rongile minema ja juhtus selline asi, et minul olid käed täis, et mõtlesime, meie plaan oli nagu selline, et paneme asjad rongi ja siis kuna rongi väljumiseni oli veel aega, et siis ma võtan ema käest lapse. Aga ma läksin kõige viimasena, nagu hakkasin rongi sisenema ja sel ajal olid sellised trepid ka veel rongidel ja hakkasin nagu trepist üles minema oma asjadega ja mul olid mingid suured munarestid olid käes ja vanaema andis kõik munareste mulle kaasa ja hakkasin siis sinna rongi minema ja käed täis, ema seal perroonil niimoodi lapsega ja juhtus siis selline asi, et nii kui ma sain paar astet nagu ülespoole, rong hakkas liikuma, uksed sulgema ja minu laps perroonil emaga, emal oli laps ulatatud niimoodi, nagu et hakkab mulle andma. Ja esimene asi muidugi, mis inimesel tekib, on kohe paanika muidugi, et mis nüüd saab. Ja minule üks käsi läks kohe nagu instinktiivselt niimoodi rongi uksest välja, et hakkangi last nagu justkui võtma. Endal oli munarest oli käes. Ja siis teise käega mul järsku hakkas nagu see intuitsioon hakkas tööle, see ohutunne, mida ma pean tegema või see intuitsioon just nimelt, et midagi peab tegema nüüd. Ja siis esimene mõte oli, et kus on see hädapidur. Kuulsin, kuidas rahvas perroonil karjus, üürgas seal, et pidage rong kinni ja siis minu teises käes olid ka mingid munarestid või ma ei tea, mis asjad ja need lasin kohe maha sinna ja tõmbasin hädapidurit. Ma leidsin hädapiduri ukse kõrval. Rong pidas kinni, minul käsi ukse vahel, uks oli kinni. Käsi oli ukse vahel. No ja, et see uks ei olnud selline, mis kohe käe ära lõikab, aga ja mis siis oleks olnud, eks? Peaasi, et mingit õnnetust ei juhtu. Ja ema sai muidugi instinktiivselt lapse tagasi tõmmatud, et see ei kukkunud sinna rööbastele. Ja peale seda oli ikka šokk, oli ikka see nii suur, et kui siis rong peatus ja ma sain oma lapse kätte. Aga kui ma maha istusin, siis mul jalad värisesid ja ma olin ikka väga šokis. Ulgusin nutta nii, et seda nägu. Ja kõik läks ilusti. Aga eks see ongi, et lastel on neid asju ikka juhtub ja kõikidel lastel ei ole ohutunne ka. Eks selles mõttes on elu jooksul palju selliseid juhtumeid. Aga see oli nagu üks drastilisemaid. Ja siis tuleb ka nagu seda sama kohta kuulata, et mida sa teed. Nüüd jutt läks selliseks dramaatiliseks, aga
see ongi see süda, mis ütleb kõike. Süda on meie sees tegelikult üks võimas instrument ja võimsa energiaga, ehk siis siin on südametšakras ongi armastuse energia. Inimesed arvavad, et see armastus ise on nagu lihtsalt suhe ja armumine ja kõik see, aga tegelikult on see energia. See on energia, mis meie sees pulbitseb ja mis tegelikult on kõikides, see on päikses, see on kogu universumis olemas, see armastuse energia. Ja, aga inimeses on see südame keskuses ja kui me ei kuula südant, lukustame seda, ei ava oma südant, siis see energia ei pääse välja. Siis tulevad haigused, siis tulevad arusaamatused, me kuulame ainult oma mõtteid, kahtleme, siis tekivad igasugused sellised destruktiivsused, kiusamised, mis iganes. Ja valed sammud, valed valikud. See ongi see, et esimene asi, mida me enda sees üldse tegelikult kuulama peame, on meie süda, meie südamekeskus. Et saagem oma südamega sõbraks ja õppigem teda kuulama. Kui mul tekib selles osas veel mingisuguseid uusi taipamisi, siis ma võin neid jagada. Aga täna hommikul mul tekkis inspiratsioon selle tõttu, et ma tundsin ülivõimast energeetilist laengut enda sees. Ma olin kirgastunud, ma olin õnnelik, ja ma tänan südamest, kallis. Kui sa seda vaatad, kaksikleek, siis sellest lihtsalt paremat ei ole maailmas olemas. Sellest ei ole maailmas paremat tunnet olemas. See ongi see paradiis. Eedeni aed. Proovigem kõike oma südant kuulata ja see inspireerib looma, see inspireerib sind tegema võimsaid tulemusi. Ja olgem südamega alati kooskõlas. Ja kui sa kiirgad seda südant nagu väljapoole, nagu ma just enne rääkisin, siis tegelikult sellega kogu see ümbrus, maailm kirgastub, läheb palju kaunimaks, palju võimsamaks. Ja see on, mille poole püüelda. Armastuse poole. Aitäh teile!